ootan teid, et saaksite näha midagi huvitavat. Oled valmis või? Vaadake, ma olen siiamaani nii excited. Ma ei suuda seda uskuda. Vaadake, mis siin kongis on. Kus on, tuleb juurde. Ei, keegi on meie G35 kallale läinud ja vaata midagi huvitavat teinud. Aga tagatiib on ise korda saanud. Päkapikud tegid ühe asja korda ja teise asja lõhkusid ära. Ja kui sa niimoodi vaatad, sul tekib üldse nagu topeltnägemine või? Mis siin toimub? See on juba pikem lugu. Ma võitsin lotoga automaailmas. Niimoodi. See on täiesti free kere. Kujutate seda ette või? Laadime ta siit maha ja siis räägime lähedalt, kuidas, miks ja nii edasi. Ja kui keegi aru veel ei saanud, jaa, neid on 2. See ei ole filmitrikk, üks on päriselt siin ja näed, teine on seal. Uskumatu. Kui vaid autod oskaks ise rääkida, et millist elu nad on elanud, siis sealt tuleks igasuguseid huvitavaid lugusid ja ilmselt välja nagu sellegi auto kohta. Natuke saab siin ajalookardinate taha piiluda ka, kasutades Car Verticalist kehtib ka vampiir ja sooduskood. Ja meil ongi siin üks näidisaruanne, mida me eelmine kord ka näitasime, et te saate kodulehelt või läbi nutitelefoni tegelikult ise väga mugavalt vaadata ka, et siin on üks väga katkine Passat, mis on siis korda tehtud ja müüki paisatud. Et autode ajalood on erinevad, aga et natukene sellest taimu saada, siis tasub enne auto ostu tutvuda kindlasti auto nii-öelda ajalooga ja selle jaoks ongi Car Vertical hea abimees, mis näitab teile igasuguseid erinevaid andmeid, kus riigis on auto olnud, kas läbisõiduga on manipuleeritud ja kas see läbisõit on justkui nagu loogiline selle aasta auto arvu kohta. Nii et tasub tutvuda sellega, minge vaadake Car Verticali näidisaruannet ja kui te arvate, et teil on seda vaja enne ostu teha, siis kasutage vampiire ja sooduskoodi. Räägime selle loo ära siis, kuidas see Infiniti osa siin nüüd uuesti käima tõmmatakse, et võib-olla ei olegi see sajandi projekt, et saame ikkagi siin varsti ühele poole, sellepärast, et see tiib tundub kõvasti sirgem kui see, mis seal auto küljes on. Ja sellega ongi nii pull lugu, et üks jälgija kirjutas mulle e-maili, kuule seda oled näinud, et Okidokis on siuke pill ära anda. Võtsin, mis asja? Vaatasin lingi lahti, vaatasin, ongi. Seal oli siis story, et oli doonor auto 4 aastat seisnud ja nii edasi, et tulge viige ära. Telefoni numbrit midagi ei olnud. Korel kirjutas, läbi Okidoki keskkonna, kus saatest on, ma tulen kohe järgi, no questions, asked enam vähem, et vahet ei ole. Et küll ma siit mingid tükid ikka saan. Ja siis mees vastaski, ütles, et kuule siin samas on Peetris. Siit 5 kilomeetri kaugusel oli see auto. Kujutad ette 4 aastat seisnud musta värvi. Me räägime Rorit, et Eestis on neid, keegi kirjutas 2 tükki on kupeesid arvel. Ja vaata, need oli kunagi 4 tükki läbi käinud. See on üks nendest, mis on siis doonorina maha partskaariks võetud või mida iganes vaata. Mis ei ole aktiivne. Ja siis ongi see, et nagu otsid igalt poolt neid asju USAst tellisime tagastange, mis tuleb. Ja nüüd sul on siis, ma ei tea, terve auto. Nagu tuli on katkenja, see on kurb, aga tagastange on korras ja see on Euroopa versioon. Ja siit saab tegelikult igasuguseid tükke. Et tegelikult tahtjad oli veel ja siis ta ütleski, et kui sa kindlalt tuled, ma võtan kuulutuse maha ja siis me Karliga kähku kribasime sinna järgi ja nüüd ma olen siis ühe Infiniti G35 omanik veel. Siit on siis mootor ära võetud ja vajalikud tükid tema sellele teisele doonorautole, mis tal oli niimoodi, et põhimõtteliselt ta tahtis sellest vanarauast lahti saada. Me läheme siin veel väärtust, hakkame siis vaatama lähedalt, mis siin on. Roolilait on nende autol tegelikult ka siuke vasakpoolse rooli omaga suhteliselt, ma ei ütleks haruldane, aga maksavad kuni mingi 3-4-5 sotti, isegi tonniga müüakse. Veljed saame siit, terve esisilla saame, pidurid saame siit põhimõtteliselt veel. See uks on nagu korras, siit me saame ühe varupeegli, ma oletan, et see on sama, mis on sellel 350. See tiib on veel paremast korras. Aknaid, ma ei tea, kas kellelgi on vaja. Aga seda, ma ei tea, siin on ka nagu pahteldatud värvitud, eks see on küll puudi käinud. Sisse jõuame. See tagatuli on terve. Ja siin nipet-näpet veel. Ja kõige tähtsam ongi see, et kui saame siit lõigata quarter paneli. Ütleme, stangi ära teeme, tuleb ära.
võtame selle tüki ja siis läheme keremehe juurde ja keremees vaatab, palju siit kõige mõistlikum võtta on ja saab selle tagatule tiiva joone kõik korda, et võtame siit ühe suure tüki ära. Aga enne seda, et seda autot taga koristada ka, et siin on igasugust manti, näed, ma ei tea, mis asi see on, läheb kohe prükkarisse. Siin on ka gaasiseade olnud või? G35-l on mingi nali nende gaasiseadmetega või sellega, see on see grilli oma vist. Ma ei tea, kas meil on sellega midagi teha või? Pro Tuning LV või? No läbi naaberriigi tulevad need autosid meil küll jah, et neid saab seal osta küll, kui tahad. Suiss. Päkapikk on midagi sussi sisse toonud äkki. Siin on hiired on siia võib-olla kakanud. Aga kujutagi ette seda siis. See on nagu autoloteriiga võitmine ju. See on nagu one of the million ju. See on nagu tõenäosus, et sa saad selle lihtsalt lampi. Nagu täitsa haige tegelikult. Ma nagu, kui ma seda nägin, nagu ma arvan, et keegi trollib mind nagu lihtsalt nagu teeb tünga mulle, see ei ole võimalik. Aga nüüd siin ta on. Täitsa käega katsutav asi, noh. Nii et võib-olla me suuname siis selle Infiniti õigele teele tagasi. No ma ei tea, kas neid matte on vaja. Selle viga selleks meil kotti panema. No ja siin on hiired. Ma ei kujuta ette, no Eestis on ka need hiire probleemid. Kui siit mingi Mickey Mouse välja hüppab, siis oleks küll puhas content ju. Selles mõttes vaata, see on suur pesa. See on nendel see kuradi villa on siin, et siin on peldik on vist. Kurat hakka või kuradi sooloogiks või midagi. Nad on teinud tossu sisse või sussi sisse ja pesa teinud vaata endal äkki. Ja alati ma kardan, äkki hüppabki välja käsk. Kuule, aga eelmine kord me viskasime jumala kallid teksad minema ju. Tuli välja, need olid mingid linglongi kuradi special edition, need maksid mingi sotte. Need oleks võinud pesumasjast läbi lüüa, ma arvan, marketplace'ist oleks saanud rahulikult 5 küpsuga maha lükatana. Ega siin ka ei tea, äkki ongi Gucci kuradi sussna. Nii, mis veel huvitavat? Ega mul kardan ka, vaata, oota põhjamatt on siin äge, kuule vaata logoga G35. Astuge edasi prügimägisse. Siin on ikka palju asju, noh. Siit leiab veel kõike, näed, salfakad on, auto saab puhtaks teha, mingi võtki. Ja see, kuulete, see on katuseluugiga versioon ju. Magnus, paneks katuseluugi Infinitile teisele. Ei, seda me ei hakka tegema tõesti. Kuule, aga oota, peaks seda kere nii kaua säilitama, kui see uus auto omanik tuleb, äkki tema tahab teha. Et talle meeldib katuseluugi, siis teeb katuseluugi versiooni, siis tuleb katuse võtta ja luugimehhanismi ja kõike. Et siit tegelikult teeb õppe palju. Ma ei usu, et see selle auto oma on. Nii, aga kuule, neid peaks ka koguma hakkama. Need päris ägedad ju. Oba! Selle saab kuhugi ära pesta, seina peale panna äkki. Siin on väga palju manti. Tagaistmed, noh muidugi see hallitab kõik. Ja siin on keskkonsool. No, siin on mingid öörid jälle, ma ei tea, mis. Siin on. Oih. Siin on. See on moodul. Seda võib vaja minna. Siin on ka mingid GD Charger on see või. See on nagu rikkalikuma natukese varustusega. Siin on vist isegi pose ja kõlarid on taga. Oh, pardak, tšokk, kuule mis pardakus. Mootor saekett näiteks. Mis veel? Ei see. Digital Music Charger. Siit saad sisse panna auks mälukaardi USB otsa. Kuule äkki seda on mingi hea asi, selle saab äkki panna mingi uusse autosse. Aju, seda läheb ka vaja ju. Mis siin pool ei ole huvitatud, on teise pool. Peegel, see ei ole tavaline peegel, see on see pardakaamera. Mari tahtis, et tal on vaja seda, peseme puhtaks ja panemegi tal autosse selle. Ta ütles, et talle igasugused need vigurid keevad ette ja ohtlik olukord tekib, siis me saame vaadata, mis ohtlikud olukorrad tekkinud on. Ja me saame võib-olla selle auto ajaloo klimpsist ka natuke uurida, vaata siia. Mälukaart 3,2 gigabaiti. Tea, mis koduvideot siin peal on, või mingi osariigis kuskilgi Chicagos käib mingi möll või Floridas või kust me teame, mis auto käinud on. No lapsed, kes te 2000 olete sündinud, onu Karel räägib teile, mis asi see on. Vanasti kuulatigi muusikat selliste asjade pealt. Selle nimi on kassett. Ja selle jaoks olid kassetimängijad nagu, noh teie teate, et muusika tuleb täna telefonist ja enne seda, kui te olete natuke vanem, siis olid need Walkmanid, siis olid need poodid ja CD-d olid, aga enne seda oli kassett.
isegi mul on kassetimängija olnud, vöö peale paitsasid kinni, panid klapid pähe, lasid linna peal ringi, kõva värk ja seda saab kerida, vaata. Ja tegelikult otsadel inimesed antakse see lastele kassett, teab mis asi on või? Annaks aparaat pane kokku, mängi muusikat, nad ei oska. Siis sa mõtled ise nagu, kas ma olen tõesti nii vana või? Aga vaatame, mis siin kasseti peal on, sellepärast GS300 on olemas kassettmängija, nii et mul oligi üks kassett puudu. No nii, mis siit tuleb? Shit. Kui sa edasi kerid see? Ei tule tuttav ette. Te teate või? Queen või? Ei ole ju. Ja 90-ndate kassette võiks olla mõne ema-isa juures käima. Mul oli terve 2 sahtiteist kassette oli kuidagi kodus. Nii et mul oleks sinna GS-i hea kuulata vahepeal. Hellalt hoian sind või ämblik meest või midagi. Ja see on luksuspill, vaata, sellel on see isegi. Ekraan sõidab välja armatuuri sealt seest. Ma huvitav, ma mõtlen, et põret äkki saaks jumala kõva varustusega Infinity kokku komplekteerida, kui need asjad töötaks. Või kui keeruliseks see päeva lõpuks osutub. Ma ei tea, me peame natuke sellesse süvenema. Aga mis siia käib külle pealt ka midagi ei käi. No see on äge, mõtled Navi, Eesti linn. Tuled olid kaasas. Siit saame selle ühe Xenon Pirni ja ploki võib-olla, mis siin töötan. Selles mõttes oli hea. Ja me siia juhi koha peal vaatame, siis istmetega vist on kõik. Siin on üks tuli veel. No nende tuledega ei ole ka põhimõtteliselt mitte midagi teha. Katus on ka siin ära kraavitud. Kurat ei saagi swappi teha katsuluugile. Käigukasti tala, ei tea, kas on vana raud, võti on olemas, rool on tegelikult olemas, oot seda. Ja tänased lotonumbrid on. Ja võitjaks on Infinity. Midagi peaks tegema, kuule istmetest, äkki peaks neid garaaži tegema. Magnus ja Karl ei tee garaaži, neid pöörlevad tooli rattad alla, hakkame Infinity elektriliselt liigutatavad. Ei või? Täna ei taha ideedega siin kaasa tulla. Aga igal juhul, vaatame korra põhjale ka, mis seal on. Ja siis hakkame lammutama seda. Auto põhja alt leiab ju meil igasuguseid pukse ja asju, ja kui me võtamegi selle terve Infinity numbri ja lööme sisse Tradosse, siis me saame siuke valiku, et isegi seda Infinity G35 on tõesti all-wheel drive'i ka või. Mina näiteks ei teadnud, ma teadsin, et siis see Taani oli, kas kupeed on tõesti ka nelikut või. Aga siit saab valida tooteid, näiteks meil oli siin tuledega tuleb probleeme, et kõigil autodele B-tulesid ei tehta, aga saab näiteks päevasõidutulesid eraldi osta ja tasub alati uurida ja vaadata, sellepärast et sa arvad, et mingid tükid võib-olla on nagu kallid uuest peast või originaalist, aga siis tuleb välja, tegelikult ei ole. Näiteks, mis selle autol on probleem, ma tean, et rooli on pump ja tegelikult siin on B-tootja pump olemas 76 €. Niimoodi täiesti mõistliku hinnaga, et alati tasub vaadata kasutatud või B-osade hindasid ka. Ja siit leiab igast asju, roolilatid on ka neil autodel näiteks küllaltki haruldased ja kallid ja vaata, ma ütlesin sulle alguses hinna ja näed, tegelikult ei olegi see nagu nii kallis. Huvitav, kas see on õige ka või? Pildi järgi nagu see koht nagu on eksitav, aga äkki see on universaalne või? Minu just olid teistsugused klambrid seal. Aga kui tooted ei sobi, saab alati need Tradosse tagasi saata ja panna põhjenduseks, mis ei sobinud ja võetakse tagasi ja saad raha ka tagasi. Nii et autode varuosasid leiab siit lehelt, mootoriketi asju kõiki. Nii et valik on suur, tasub surfata. Ja otse loomulikult kehtib siin ka Vampiiria sooduskood, Vampiiria 26. Kõik asjad, mis mahuvad pakiautomaati, on siis saatmine tasuta. Nii et kõik lingid leiab alt ka. Lähme vaatame, milline see auto siis põhja alt välja näeb. Kõige hullem ei ole isegi põhja alt, kannatud tõsta isegi. Mul käis üks mõte läbi veel korra siin enne, kui see täitsa ära diffuusida, vaata. Sellest saaks ka drifti auto ju. Aga mul ei ole neid raimusid vaja ja nagu me teame, siis sellele on neid kerepaneele nii raske leida, kuigi ta on täpselt sama nagu 350 sent.
aga ma tean, et Leedus ja Lätis sõidavad mingid vennad sellega, äkki ma saaks veel kere sinna poole hinnaga maha parseldada kuidagi, nagu partskaarida, sellepärast me lõikame ühe tükki ära siit. Aga mis siin autol veel väärtuslikku on nagu meie jaoks, näiteks tagasild, mida ma siin ostsin, me saame ühe alumiinium tagasilla veel varuks. Tagatihver on siin autol küljes, taga veopillid on siin küljes, me saame siit ühe topeltpiduri supportid. Ja ma ei tea, kas see on LSD või? Niimoodi tundub, et nagu ei ole. See on küll nagu paha vaata, teisel tundub, et on LSD, aga äkki mul oleks ühte LSD-d vaja, et äkki jääraja veel kiiremini sõita. Siis peaks äkki teise autoga ära swappima või? Tänav autol automaadile, miks LSD-d ikka vaja, keegi drifti ja ei tee mingit pulli sellega. Ja see megakiire ka ei ole, et ta nüüd ühe rattavedu oleks päriselt. Vaatame, otsustame, kumb tihver on parem ja vaatame, mis me siin auto alla jätame, sellepärast meil on valik on suur. Siit saab öelda originaal amordid veel, mida on talvel vaja näiteks. Kütusepaak on muidugi kahju sellepärast, et keegi on ikkagi kütusepumba ära võtnud, aga see on väike mure. Ja muidugi väljet saab siit veel, siis põhimõtteliselt ja driftimiseks kasutada, sellepärast need sobivad GS-i alla ka. Niimoodi, et miinuseid selle auto ära lohistamisega põhimõtteliselt polnudki, ainult plussid. Nii et hakkame nüüd lõhkuma ja lammutama ja vaatame, mida me alles jätame ja mis läheb prügisse ja mis läheb vanarauda. Tuleb siin ennast fookususse tagasi tõmmata vahepeal. Need Jaapani autod. Mitu polti läks pooleks. Kõik ei läinud, aga siin on ikkagi ka roosteuss, näed. 1 läks pooleks, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No ei ole hullu, meil on ainult seda ülemist sektsiooni vaja, et see alumisega ei olegi midagi teha nagu nii. Aga ei ole tüütu töö, jah, et kui need poldid nagu pooleks lähevad, siis ta jääb ju sinna püstoli või padroni otsa kinni, siis sa pead ta välja toksima sealt ja ei saa ju. Aga põhimõtteliselt järgmine ülesanne nüüd on Bosch'i Tiger käima tõmmata, ajada ta puurist välja ja siit tõmmata. Ma isegi ei mäletanud omal ajal, et oleks nagu saanud vandaalitseda ühegi auto kallal niimoodi. Nii et tuleb põnev. Läks nagu või sisse ja jäi kinni. Vaadake seda täpsust nüüd. Täpselt poldi keskele suutsin kuradi sihtida lameda maa peal. Hüpake pommi, ma lähen ringiga. See on üks veidramaid tegevus üle pika aja raisk. Vaata, juba tuleb. Selle kaare peaks ära lõikama kuidagi. Aga kui ma ise seda lõigata, siis ta teeb tiival haiget ja siia poole ma ei tohi teha haiget. Aga seda on ka näha, vaata. See on pahtel kõik. Samamoodi. Aga ütleme, et see nurk on ilus vähemalt. See on tähtis. Seda osa on vaja siit.
Oskar! See on mehed tööriist. Teravsed, see on kulumaterjal. No mitu plekki on viimades? 1, 2, 3 kihti. Jõhker, siit andis ikka läbi saagida. Jaa, aga üllatavalt isegi nagu või sisse ikka lased. Aga siin on, jah. One quarter pannar. See on raisk, kurd raske ka ju. Küll siit midagi saab. Läks käima. Kas nii sobib? Aeg on see patsient viia nüüd ka arsti juurde. Võetakse siit see halb asi ära ja pannakse hea asi asemele. On ikka koledus küll. Aga selle eest on uus äge jupp olemas. Kurat, siin on ka nii palju pahtit, ma ei vaadanudki. Ja on, et sealt suurema tükki lõikasime. Terve see nurk vist ilmselt või ära vahetada. Aga küll spetsialist teab paremini seda, nii et lähme toome selle vana tüki ka. Paneme uksed kinni või? Uksed kinni, 2 tagumikuga auto. Üks on ilusam kui teine, pahtlised on mõlemad, nagu ma aru sain, kui ma lõikasin seda. Mina arvast viskab veits seda kasvaja hõngu siin. Kasvaja hõngu või? Jaa. Ei ole hullu, luugid kinni ja lähme viime ühte kohta, äkki arstivad ära. No vaata, aeg on nii palju mööda läinud, et mul on meeleski läinud, et mul siuke pill ka oli, aga Taavi tõi ta sealt võisa tagant kodukülast ära. Tõin ära, jah? Hakkas mulle jalgu juba jääma. Hakkas jalgu jääma juba. Et ta oligi seal ühe mehe juures ju, meil on nii palju rääkida. Seda episoodi materjali on siin kokku kogutud nüüd. Nüüd hakkab lõpuks episood valmis saama ja otsa saama. Aga vaadake seda külge. Täitsa külje moodi ju. Juba need tolm on peal, õietolm. No parem kui varem. Ma arvan, et... Tõmbasid need kriipsud peale ja tolmu. Oma selle näpu. Ei tohi, tolmusid autosid ei tohi näpuga teha, muidu tuleb kriipsud sisse. Ei, no ega siin selles mõttes ei ole midagi teha, et ta on nagu tooni vahe on sees, aga kui üks ongi vana pleekinud värv ja teine on uus värv, siis ei ole selle vastu midagi teha. Tervet autot, mustaga vist eriti paha värvida autot, jah. Ja ega ma selle üle nüüd tervet autot küll ära värvime, aga hull peast öelda. Pole mõtet. Niigi on see projekt siin lappesse läinud. Aga... Kerge poll peale ja müüki. No siin on vaja veel asjad teha ju. See ei ole ju niisama lihtne. Kast on ka veel katki. Sõitis jah. No ja peale sõitis 3. käiguga, aga nii see pole õige. Taavi tõi ta sealt külast ära, et ei pidanud oma respoga järgi minema. See on ka respo või? Respo jah. Noh, põlvest põlve. Vanem generatsioon. See on nagu põlvest põlve upo pesumasina. Hästi vastu pidanud. Nii ära, jah. Sa oled mingid ekskavaatorid sellega vedanud, sul garantii ei kehti, jah? Ja, nii on. Käiste siis keretööde mehe juures, kes võttiski terve paneeli ja tüki ära sealt vahelt ju. Ja siis aretas selle külge ja ta natuke ikka roosteti ja see eelmine tükk on juba pahteldatud, ta on elu näinud, aga ta oli parem kui see tükk, mis auto küljes on. Väga palju tööd ja vaeva, katkiseid polte, mis sinna kõveraks läks, rooste sisse vaja välja puurida ja teha ja paras jantimine oli. Kui see sai tehtud, siis ta läks sinna samma külla kuldsete
kätega värvimehe kätte, kes nägi ka kurja vaeva, et see värv oli mingisugune imelik, et kui sinna uut peale pani, siis hakkas mullitama, ta rääkis mulle. Ja, ta andis natuke värvi kaasa ka sulle, et sa saad mingit kohti tupsutada ukse ja servasid ja värvi, kui on vaja. Et nagu jõle palju mahkerdamist, aga näed, päeva lõpuks ta ikkagi suhteliselt sile ja sirge on. Tuli on katsi, see on vana tuli, teise autodest. Me andsime need tuled kaasa, mis olid katkised, et testfittimiseks ei ole vaja tervet tuld, et äkki kukub maha või juhtub veel midagi, mine sa teavad. Et need on vanad tuled siin. Nii, tahad ise sõita? Sõida ise oma ju, ja sõidan ära. Sõida ise oma käru pealt maha. Äkki ma sõidan Portesse. Ja siis maa pealt Portesse. Ja kui sa nüüd ära rihid, siis pead tagasi värvi viima. Ära jama. Käima läheb ikka. See läheb jumala hästi käima. Läheb. Oba, Antsu viiul akendisegi töötab. Värvi tupsutada. Näed, kaist nõkata. See on nagu pistiproov on kaasa antud. Aga see vähe paksuks löönud. Kui sa ära kuivad juba. Kallutatav käru. Jõle täpne värk. No läheb. Vaata kui ilus velg. Punane, must. Racing või? Tutikas. Racing, jah. Punane racing värk. Tutikad, rehvid on peal. Rehvipungi starti pani. Aga need sildid on ära võtnud. Ei sõidagi linna vahel ringi. Rehvipunktis kehtib ju Vampira sooduskood, saate ka rehvi osta. 245, 40, R18, siin olid ju täitsa pragulised koledad asjad all. Võtame need ajutised rattad ära siit ja paigaldame need tükid, mis sai ka omal ajal siit laenatud. Noh, oligi laenatud. Et me võtsime ära siit tagamordid, mis on siin. Näed, keegi on ilusti peale kirjutanud Infinity Stock R Ride, nii et paneme tagasi ja need puksid peaks ka siia panema, siis üks käib alla, teine käib vedru ülesse. Nii pliges, nii käes. See käib üles ja see käib alla. Ja siis saame auto ilusamaks. Jälle sammuke lähemale. Sellele R8-le, mis tundub ikka veel nii kaugel. Kuidas see käib alla, see käib ühes asendis alla. Ja sa panid teisele poole mordi alla juba või? Ja või? Mis tähendab L? Mis tähendab R? Left, right, oleneb kummalt poolt vaadata. Left, right. Kaks. Mart töötab ühtemoodi. Temal ei ole vahet parem vasak. Võib-olla peabki tõstma parem vasaku ümber, siis üks pool rohkem tee-ääri neid, seal on auke rohkem. Nüüd töötavad võrdselt sisse. Nii, vaat sulle. Nii. Nüüd saab selle paika panna. Näed, selle jaoks meil on olemas nüüd abivahend ja millega saab üles tungida. Õige koha peale kõik asjad. Läheb. Pilt, kehtib ka Vampira sooduskood. Oba. Kõik saab paika. Nüüd saab hea, näed. Järgmine mees saab ka poldid lahti. Võib-olla. Ei lähe. Läheb. Omad trikid. Et siis saad liigutada nüüd. Üles alla. Siis poole tahab. Sissepoole. No veel. See krui kiira ja loksutab paika. Ja siis viimane või? Las see ei saa. Ja nüüd vaada mordiga külge, sellepärast need on vaja tööasendisse panna, siis pumpadki seal ülesse tegelikult. Unipollid ja flexpuksid võite niisama kinni keerata, sellepärast seal hülts liigub. Aga kummipuksid on niimoodi ehitatud, nad käivad tööasendis.
ehk lased alla ja siis tõstad auto nii-öelda justkui sõiduasendisse, see kui ta on rattad vastu maad läheb, siis läheb ju ratas ülesse. Kui sa puksid keerad niimoodi kinni ja lased auto tööasendisse, siis läheb pinge alla, siis augustad läbi auto ei põrka nagu niimoodi ilusti, vaid põrka poing, poing, poing ülesse. Ja siis puksid kulvad hästi kiiresti ära, mingi kõik. Nii, ega muud midagi. Paneme selle ka alla ja vaatame. Siia ühte episoodi juba nii palju saanud, et hakkame siin otsi kokku tõmbama. Hakkab lõpuks auto moodi välja nägema. Eks see maitse asi, kas need väljad nagu punased sobivad seal või sobivad. Need isegi sobivad, nad kind of. Aga punane velk, must velk teeb teile, et selle auto nagu koopa väiksemaks kuidagi. No flantsi oleks ka vaja. Mis meil siin on? Juhtmed. Tegeleks tuledega ka midagi, sellepärast üks mees tegi need korda, need vanad tuled, vaataks üle, mis siin põleb, mis ei põle, ühel tulel oli vaja mingi äkki juurde teha. Ja siis oleme juba targemad ja saame liikuda salongi ja käigukasti poole peale, sellepärast, et mul siin on ka uuritud seda asja, et hõbenoole spetsialistid siit naabermajast meil käisid ka siin vaatamas, ma käisin küsimas head nõu, mis nad arvavad sellest kastist ja kas neil käivad üldse nii vanasid autosid ja nii edasi, et siis sealt anti näpunäiteid ja nippe natuke, et mida kontrollida ja veel teha, aga seda kõike järgmises episoodis. Paneks täna veel tuled ka põlema nagu, siis oleks juba hea või? Vaatame, kuidas läheb. Vaatame, kuidas läheb, eks see teekond on siin ju üllatusi täis. Nii, läks põlema. Oota. Oota. Oota, härra. My mistake. Mais, jah. Oota. Nii. Praegu on park. Nii. Pidur. Ja, läks eredamaks. Läks. On olemas. Vilgub ja ilusti. Diagnoos on see, et see tuli nagu kõik asjad töötavad, jah? See modida oleks vaja siis selle tule järgi, teine tuli ka. Jah, tuleb seda siin natukene korda teha ja... Meil on ballasti vaja või? Siit ei loe välja ka, mis asi ta on. Teist samasugust oleks vaja, jah? Pildi järgi ostame. Või siis peab välja mõtlema, mis siia vaja on ja siis vahele panna. Ei taha kiirelt vilkuvat tuld või? Ma võin kiirelt vilkuvat tule ka teha. Mul on savi, aga ülevaatuse mees võib-olla ei hakkab nutma. Talle ei meeldi. Nonii, what the seems to we have a problem? Joo, teeb paari telefoni kõne tuleb teha. Tuleb või? Jah. Big problem, small problem? Tuled on kokku pantud niimoodi, on 2 erinevat asja, ma saan aru, et tehnoloogiliselt on siin paar asja ära muudetud, ühel tulevad juhtmed välja, teisel tule, aga... Nuputame või? Jah. Nojah, ega see lihtne elu ei ole nende kotletidega, mul on ka siin nuputamist. Numbrituledega. Vaata, siuke raam on jumala kole, numbrituled sees ei püsi. Ja siis mul tuli meelde, et oote, teine stange on ka veel ju. See facelifti oma, aga see tundub sama tükk olevat. Ehk see on palju ilusam, see polegi nii roosti, see pistik tundub ka sama. Et tundub, et tegumood on kõik sama või? Ei ole või? Liiga lähedal on need. Hakkab pihta, ei sobigi, tahad öelda jälle. Ei saa olla kõik asjad erinevad ju. Ongi lühem. Ole vaitna. Liiga vara õiskisid, et tuled on samad. No siit saab natuke painutada seda. Vaat. Ma tõin nüüd teise silmaga põlema, aga ühel on silm sinine rohkem kui teisel. Kuidas teil läheb siin, härra? Enam-vähem teen ballasti valmiduse ära ja keegi võiks tuua siis ballastit ka. Ballasti või? Aga vanadest tuletist saanud? Ühel on? Ainult ühel on. No teise leidsin veel, aga see oli 15 oomi, et siis üks vilgub ikka poole aeglasemalt siis. Aga kas peaks 2 võtma samasugust või saab äkki täpselt samasuguse nagu eraldi osta ühe või? Võta 2 samasugust. Igaks juhuks või? Jah, igaks juhuks. No jah, see piirendab ka vahetada selle teisega, äkki siis lähevad rohkem ühte nägu. Ja numbrituled sain ka tagasi külge. Stange sain ka külge. Ja numbrituled tuleks ka põlema nüüd. Jees, on valgus. Number on vaja külge panna. Nii et vaikselt hakkab looma. Kohe proovime neid tulesid ka. Vaatame, kas vilguvad ja põlevad või mitte. Liiga kaua aega võtab lihtsalt tulede tegemine.
üks valge joe on ikka üle ja üks ongelma on ikka. Piduri tuli keskmine põles, enam ei põle. Vahepeal põleb, vahepeal põleb. See on võib-olla selle valge juhtmega seotud, aga see on see arvanud. Saab ka testima. No saab, ülejäänud saab ära testida. Nii, nii, park. Üks ei põle. Pidur. Üks park ei põle, probleemis juba. Why not working? Park on kadunud. See pirn äkki ei otsa. Udutult proovisid. Ma ei proovi. Proovi udutult ka. Noh. Ei tule. Ei tule udutuli ka. Selle pirniga on mingi vonkelma. Ennem tead. Kohuta. Siia tuleb pool. Kiiresti. Oh. Mis juhtus? Klemmide jura või? Äkki on klemmide jura, jah? Nii. Mitte ei tea. Aga... Pirn läks katki vist. Aga on küsimus, et kus see udu tuli siis jäi? Ja see peaks ka siia tulema nüüd? Ma peaks. Aha, tuli. Nüüd tuli. Läks järgsamaks, jah. Jah. Ja Udukas. Jälle disko käib silmades. Hakkab looma. Kuridi haige. Kui võib keeruline olla tulemajandus? Teha USA autost eurooplane. See on sama hea, kui ma arvan, et... Vaata, kas see pidur on ikka puudu? Äkki hakkas see ka ise tööle? Proovima. Nüüd hakkame otsima, mis see tahab. Ei ole, kurat. Ei ole keskelt pidurit? Ei ole. Aga kui ma praegu vaatan juhtmete järgi... Üks juhe sellel tulel on võetud siis pargi vahelt. Vaata, kui ma massi panen, mis siis juhtub huvitav. Tead, mida teisel sellel on kõlarid, teada? Jaa, nii. See läheb juba liiga keeruliseks. Teisel on pose ja süsteem, jah, selle saaks siia ümber laduda. Aga siis oleks terve juhtmistik vaja ära vahetada autol, tahad või? Ma olen teinud seda. Läheb natukene aega. No natukene või. Pärast sa juba käisid juhtmeid rappimas seal, sellest on vähe kasu nüüd. Terve juhtmistik oma vahetamast. Kuule, lase alla see. Lasi? Iste? Alo. Läbi uuesti kettida nüüd ikka kogu kadus vool. Kõik asjad ei jõuagi episoodidesse. Need meeletud tunnid otsida, kuhu kadusid nüüd pidurituled, mis enne olid. Nüüd ei ole enam neid tulesid ka ja seda ka ei olnud. Enne oli 1 puudu, nüüd on 3 puudu. Siuke vigur on nende autodega, nii et karm värk. Nii et järgmises episoodis te tõenäoliselt näete töötavaid tulesid ja äkki töötavat automaatkäigukasti ka. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja hakake raha koguma, et see iludus endale osta autodealer.ee-st.